Noored on laisad. Aga tuleme tagasi algse mõtte juurde. Noored on laisad ja nad ei viitsi tööd teha. See tegelikult koosneb 2 stereotüübist. Noored on laisad ja nad ei viitsi tööd teha. Kuna üks stereotüüp ei välista teist, siis käsitleme neid mõlemaid korraga. Noori peetakse sageli laiskadeks, kuid selline hinnang on pealiskaudne. Nende arusaam maailmast ja selle tajumine erineb varasematest põlvkondadest. Ning kiiresti muutuvas ühiskonnas väärtustavad noored pigem eneseteostust, paindlikkust ja mõtestatud tööd. Kuidas asi tegelikkuses on? Generatsioonid, kes läbi taoliste stereotüüpide mõtlevad, on ise kasvanud üles rohkem raske füüsilist tüüpi töödega. Nagu näiteks oli vabrikutööd, tööd kolhoosis ja sovhoosis, kaevanduses. Tootmistööd olid au sisse tõstetud. Kõik tööd, kus sai füüsiliselt kergemalt läbi, olid põlastatud. Kontoritöölised olid vabrikutööliste jaoks intelligendiraisad. Nõukogude ajal käisid noored suvevaheaegadel riigi jaoks kartuli korjamas, mis iseenesest pole ju isegi halb, sest seal juba varakult peale hakati kasvatama sellist mõtteviisi, mis väärtustab füüsilist tööd, riigi heaks. Vähem loda! Rohkem tööd! Meie põlvkonnale on selline töökasvatus võib-olla juba võõras. Suure tõenäosusega me juba ei läheksime sellistega traditsioonidega enam kaasa. Sellepärast meid peetaksegi lumehelbekesteks. Selle koha pealt vist natukenega oleme. Mõned vähesed, kes astusid kommunistliku parteisse, sai võimalus olla juhtival positsioonil. Normaalsuseks oli kõik tööd teha Nõukogude Liidu heaks ning eraettevõtlus ja omakasvu oli karistatav. Tööd, mis olid nende ajal vajalikud ning millega vanem põlvkond on harjunud, ei kanna samu väärtusi, mis on meie põlvkonnas suurte muutuste tagajärjel esile kerkinud. Meie hindame praegu töid, nagu näiteks ajakirjandus, filmindus, sisuloome, kujundus, multimeedia, juht- ja ametikohad, sotsiaalmeedia, turundus ja nii edasi. Loomulikult ka eraettevõtlust ning oma ideede teostamist. See, mis on meie arust vajalik, erineb sellest, mis on vanemale generatsioonile, tekibki põlvkondade vaheline konflikt, kus vanem generatsioon ei mõista meie tööde vajalikkust ning tõesti, meie ei taha samamoodi aru saada, et miks peab samasuguse Andres ja vaevaga tõesti õigusest kraavi kaevama. Aga me ju tahame kiirelt rikkaks saada, kuid mitte ainult, tahaks seal vähese vaevaga. Kuid oleme ausad, seda tahavad ju enamus meist ja tegeme siin ka erandid. Sellised stereotüübid kehtivad ka kõikide kohta. Lõpetuseks, stereotüüp, et noored on laisad, tuleneb sellest, et meie saame maailmast drastiliselt teistmoodi aru kui vanem. Miks? Sest me oleme kasvanud teistsuguses maailmas, teistsuguste tingimustel, teistsuguste võimalustega ja teistsugusel ajastul. Kas me mõistame ja saame aru vähem? Tõenäoliselt, kuid me oleme parima, et mõista rohkem. Ma ei mäleta mind seda viimast. Sul on vist õige isegi. Sul oli jah. Mõista rohkem. Me oleme kuulema korra. See vend nagu.